No nii, tervist. Täna on plaanis üks kasepuu maha võtta isa kodus. Kask on vana. Isa rääkis, et tema oli noor poiss, et see puu on alati sama suur olnud tema mälu järgi, et tänaseks on ta 80-aastane. Puu on kunagi pikni on teda vist tabanud või midagi, et ühesõnaga tal oli sihuke mõra oli sees kuskil 60% ulatuses alt kuni üles. Ja nüüd ma avastasin eile, et see pragu on nii suureks läinud, et on tekkinud juba oht, et see puu varsti läheb pooleks pikkupidi. Ja pragu on sihuke 15 senti kohati sügav ja 3-4 senti lai. Et põhimõtteliselt võib käe sisse torgata. Ja seoses sellega ronisin ma seal redeliga puu otsa ja panin circa 2 meetri tagant koormarihmad 3 tükki ümber puu. Ja tõmbasin nii vingule, kui ma vähegi jaksasin. Ja plaanis on see nüüd maha võtta. Et vaatame, kuidas läheb. Ja siis kuskil 7-8 meetri pealt on veel köis pandud ka koormarihmadega, pingutitega. Teise puu külge enam-vähem. Igaks juhuks, et saab natuke seda langetamist veel kontrollida. Ja saeks on mul Stihl MS261 ilma M-Tronicita. Oleks küll suuremat saagi vaja olnud, aga mul on suurel sael on teine latt küljes ja ma ei viitsinud hakata neid latte ja kette vahetama, et saab sellega ka tehtud vast. Hööveldab puud natuke külgede pealt väiksemaks, et mahub saelatt ulatab sisse korralikult. Ja siin ma nüüd sihin enam-vähem seda suunda, kuhu see peaks saag on natuke külm, et oleks pidanud natuke rohkem soojendama, ei taha veel tööd teha, natuke hakib. Et siin ma nüüd lõikan kõigepealt ülevalt sälgu. Ja kuna latt on lühike, siis 16-tolline latt on, et pean teiselt poolt ka natuke kaasa aitama, et ei saa korraga lõigatud. Et kiiret ei ole, rahulikult. See on, võib öelda puu langetamise juures üks tähtsamaid asju, et see langetussälg saab korralik, et mina olen jah kuidagi õppinud niimoodi, et mina teen selle ülemise lõike teen ennem, et siis ma saan juba, kui see ülemine lõige on nagu tehtud, siis nüüd ma hakkan nägema selle ülemise lõike kaudu. Kui ühesõnaga alumine lõige hakkab valmis saama, siis ma näen juba sealt ülevalt praost, et ma ei saa nagu üle. Et need lõiked peavad ikkagi täpselt kohtuma ja suht puhtalt olema. Et ülesaagimised võivad nagu pahasti mõjuda. Siin väike nõks jäi peal, et keerutan, et igati pidi, et kuidas paremini seda mugavamalt ära saagida, eks väike tükk jäi sealt veel. Nagu ma ütlesin, kiiret ei ole, et safety first, nagu öeldakse. Peaasi, et saab korralikult tehtud, et midagi katki ei läheks, et puu on enam-vähem sirge, tähendab, võib-olla oksa raskus on nagu natuke sinna aida poole, et ehk siis sinna, kus see statiiv oli, sinnapoole on natuke rohkem oksasid, aga see ei tohiks mõjuda, et ma jätan pidepuu, jätan pärast sealt vaat siit poolt jätan nagu pidepuud natuke rohkem, et see kompenseeriks seda. Ja nüüd ma lõikan need küljed ära, selleks on nagu 2 põhjust. Üks põhjus on see, et kuna juhtplaat on lühike, et ma ei ulata nagu sellega läbi minema tüvest. Ja võtan korralikud siuksed 6-7 sendised tükid.
paksud tükid ära, et ega noh, see pole ka raisku läinud, et need saab ka ahju pliidi alla ajada, et puu on puu, vahet ei ole, kas ta on ümmargune või alukujuline. Põleb samamoodi. Ja teiselt poolt võtan ka nüüd külje maha. Siit tuleb natuke paksemast, ligi 10 senti. Ja seekord teen sellise video, et võtsin hääle maha ja lihtsalt räägin peale mikrofoni kaudu, et vaatan. Ega see saehäält ei ole pikalt nagu videos meeldiv kuulata, et proovib seekord sedamoodi. Nüüd ma siin mõõdan, et saelatt ulatub, jeeli tuleb ots välja. Suunda kontrollin siin, suund on õige. Suund on hea. Ja siit lähen nüüd pistega sisse. Siin peab tähelepanelik olema, et nagu ei tekiks tagasilööki, et saelati otsa nagu alumise osaga kõigepealt sisse ja siis nüüd vaatan, et teiselt poolt tuli läbi, auk on olemas. Teiselt poolt tuli pidepuu nagu natuke, seda ma lähen veel lõgvendama, et siit poolt on hea, aga siit ma nüüd lähen natuke saega sisse ja tulen natuke langetussälgu poole, et siit jäi liiga palju, et samas peab nagu ettevaatlik olema, et täpselt vaatavad, mida sa saed, et teiselt poolt ei võtaks saag pidepuud lühemaks, liiga väikseks. Teiselt poolt vaatan, pidepuu on hea. Ja siiamaani nagu need sälgud, mis ma ära olen saaginud, et ei ole väga näha, et puu oleks mäda, et suht terve tundub praegu veel. Välja arvatud siis see lõhe koht, ilmselt sealt on puit juba, pole enam nii tugev. Nii, ja siis nüüd ma lähen tõmban natuke köit pingumale, kontrollin, et korralik pinge oleks peal, et miks ma lähen nagu praegu ringiga, on see, et ma ei taha nagu selg ees otse minna langetus selle suuna alt, et ega kunagi ei tea, et mis võib juhtuda, et kuradi puu nagu selja tagant sulle pähe ei kukuks, et siin on mul nüüd paar koormarihma omavahel seotud, et paar nõksu saan pingutada, et ega väga ei saa. Et see koormurihm on juba nagu vibunöör pingul, et nii, ja nüüd ma hakkan siis siit tervema poole pealt hakkan saagima. Saen umbes 60% ulatuses pidepuu tagant läbi puidu. Ja mõtlen nagu selles, et ma saan siia terve puidu sisse nüüd kiilu lüüa pärast. Igaks juhuks veel kindluse mõttes, et nagu, et puu ei istuks lati peale või mis iganes veel hullem, et ta ei kukuks vales suunas. Et alati tuleb nagu läbi mõelda kõige hullemad stsenaariumid. Et see on nüüd piisav, kuskilt circa 60-70 senti on läbi saetud tagant. Praegult panen 1 kiilu sisse. Siin koha peal juba puu natuke ragiseb. Isa tuli ka majanurga peale vaatama, et mida poiss teeb. Ja nüüd ma siis hakkan seda viimast triggerit läbi saagima.
siin kohapeal juba puu natuke liikus ettepoole langemissuuna poole, et kiil on praegu täitsa vabalt sees. Võiks nagu 2 kiilo juba üksteise peal olla. Väike kalle on ka siit näha, nüüd ma jooksen nagu nööri pingutama. Tegelikult oli niimoodi, et nöör oli juba selleks hetkeks praegu nii lõdva, et ma võtan lihtsalt sellest koormarihmast kinni ja tõmban teda külje peale. Et sellest nagu täitsa piisab, et puu langeks. Ja nii ta vaikselt läheb. Kõik läks täpselt nii nagu pidi. Kokku võttis projekt umbes äkki mingi 4 tundi aega. Kuskil 1-1,5 läks mul nende kuradi puu otsa ronimist ja redelite toomist ja redelite äraviimistega. Siin ma natuke soomekeelset teksti ka peale pannud, selle sama video tegin ka soomekeelsena. Ja siin ma juba saen ladva poolt laasisin selle Stihl 201-ga. Natuke kergem kui 261, mingi paar kilo äkki kergem, 1,5 kilo. Et nagu laasimiseks ja selliseks peenema tüve lõikamiseks mina eelistan kasutada kergemaid saage, et miks lisakilosid käe otsas kanda, kui saab ja vahepeal tuleb paaki kütet ka panna ja oli, et ikka saaks tehtud töö. Ja siis päeva lõpuks saabki, ikka mitte päris päeva lõpuks, aga mingi aeg saan need tükeldatud, hakitud need tüved ja oksad laasitud ja oksi oli palju, okstest sai ka kõvasti küttematerjali, et niimoodi. Siin veel viimased lõpusõnad, et tükeldatud risu on kõvasti korjata, et praegu on lumi maas mingi 25-30 senti, et nagu ei saa käruga ligi neid oksi korjama, et lasen lumel ära sulada, et siis korjab selle oksa risu kokku käru peale ja viib aagise peale, viib lõkkesse. Et niimoodi, aitäh, kes vaatas ja võib-olla kohtume veel.